Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja täna on meil siis saates külaliseks virtuaalne assistent ja ettevõtja Marina Priismann. Tere, Marina! Tervitus kõigile, tervitus sulle. Nii tore, et sa olid nõus laivi tulema, sest me oleme sinuga omavahel sel teemal rääkinud ka, et sa ei ole tegelikult üldse see inimene, kes tahaks kuskil nii-öelda avalikult pildis olla või esineda. Ja just absoluutselt. Ma ei teagi kui eelmine kord ühes laivis ma olin täiesti nagu endast väljas ja kõik asjad läksid uperpalli mul too päev, siis täna mul oli see, et nii tore, ma tuleks nagu sõbrannaga chillima, et me oleme nagu hästi palju kommenteerinud või kirju ka vahetanud, et see on vist tekitanud sellise hästi sooja tunde su vastu, et sihuke hästi sümpaatia ja siis kõik see pingelangus on täielikult praegult, et nagu räägiks sõbrannaga juttu. No väga rõõm kuulda, et ma olen teistele ka julgustuseks ikka ütlenud, et ära üldse mõtle selle peale, kes seal kuskil kuulab, vaid olemegi nagu omavahel vestleme ja tegelikult ei olegi midagi hullu, et kohvitass kõrval ja kõik on väga hästi. Just. Super. Aga ma mõtlesin, et ma täna, kui ma tavaliselt alustan ettevõtlusteekonnast, siis ma täna alustan sinuga natukene teise nurga alt, et selle järjestuse võtta siis teistpidi. Ja ma seekord alustan siis sellest, et räägi kõigepealt, millega sa igapäevaselt tegeled ja mis teenust sa ettevõtjana osutad. Igapäevaselt siis olen poole kohaga tööl põhitöö koha peal ja siis teise poolega õpingi nii-öelda uusi virtuaalassistendi oskuseid. Mul on mõned kliendid. Täna just sain ühe telefonikõne, kus tahetakse mind poole kohaga veel ühte kohta nii-öelda palgatööle võtta. See oli minu jaoks üllatav, et mis ma siis nüüd teen, et kuhu poole ma lähen, et mulle ikkagi meeldib see virtuaalne maailm rohkem, et kuidagi saad täpselt seda teha, mida sa tahad teha, eks ju, et kui ettevõttesse sa lähed tööle, sulle antakse mingi hunnik asju, tee ära, siis tegelikult virtuaalassistendina saadki ettevõtjale öelda, et kuule, et mul neid oskuseid ei ole, äkki võtame uue inimese, kes teeb sulle selle ära, et mulle hullult meeldib nagu selline süsteem, et hästi paljud ettevõtjad küll ei tea sellest maailmast veel midagi, et aga küll see jõuab ka kõigini. Ja no väga põnev, see on ikka nii, et seal, kus on juba ees, sinna tuleb juurde. Aga eks ettevõtlusega on jah, et see prioriteet tuleb enda peas nii-öelda paika panna, et kas tahad kasvatada endas seda palgatöötaja poolt või soovid kasvada ettevõtjana. Et ma ise olen kunagi selle sammu läbi teinud, et ma läksin palgatööle poole kohaga, kasvatades ise samal ajal oma ettevõtet ja tegelikult ma sain väga kiiresti aru, et oma ettevõte jääb seisma nii. Paraku kõike ei jõua. Nii on, ma olen ise ka sellest tegelikult aru saanud, et tegelikult see nädal ma olengi puhkuse võtnud, mul peaks olema täna 3. puhkusepäev, aga paratamatult, kuna ma teen nii-öelda oma ettevõttele ka projektitööd, siis tegelikult justkui oleksin tööl, et tegelikult ma olen selle ise endale valinud, aga ainus vahe on see, et need nii-öelda 4 tundi päevas, mis ma muidu teen seda palgatööd, siis ma seda hetkel tegema ei pea, et ma saan siis nagu teha enda virtuaalassistendi asju, aga see puhkus lihtsalt kaob nii kiiresti käest ära, et mingeid asju tuleb vahele ja siis saadki aru, et mu enda ettevõte jääb tahaplaanile jälle. Ja me käisime alles hiljuti ühe hea tuttavaga ühel seminaril, kus oli siis ka nagu juttu sellest psühholoogilisest poolest töökeskkonnas ja siis meil tuli ka just jutuks see, et milline on siis see ettevõtja puhkeaeg, et see ettevõtja puhkeaeg tähendabki seda, et sa teed oma ettevõtte tööd. Ja, absoluutselt jah. Nii on. Aga kes on täna sinu ideaalne klient, et milliseid kliente sa endale vastu võtad või õigemini, millises valdkonnas nemad siis just tegutsevad? Ma jah, võiks öelda, et see valdkond on oluline, sest et mulle endale meeldib võib-olla sihuke inimestega suhtlus, inimeste aitamine, mentorlus, coaching, kõik selline teema.
on mulle alati meeldinud ja noh, mingi ürituste korraldamine, planeerimine, kõik selline pool ka, aga ma pigem ütleks, et tänaseks päevaks ma ei saaks öelda, et ma tahaks koolitajat või ma tahaks mingit ürituste ettevõtet või mentorlust või midagi niisugust, et pigem see ideaalne klient on väga inimlik, empaatiavõimeline, mõistev ja ta nagu saabki aru, et üks inimene ei ole pädev kõikides asjades, et kui sa tahad seda ideaalset assistenti, siis seda ei ole olemas, selle jaoks ongi nagu erinevad inimesed, kes teevad erinevaid asju. et otseselt nagu sellist suunda ei ole, pigem nagu just need märksõnad, et ta ei oleks see, mis LinkedInis just on töökuulutused ringi liikunud, et sul peab olema pingetaluvus kõrge, et sellega seoses sa ütled ära, et su ettevõte ei toimi päris hästi, kui sul peab olema kõrge pingetaluvus, et ma ei taha sinna tulla, eks ju. et just need sellised mingid väärtuslikumad, inimlikumad küljed võiks olla. Jaa, väga head mõtted ja kusjuures ütleme nii, et ettevõtjana võib-olla me tihtipeale ei adugi seda, et me mõtleme, et me võtame virtuaalse assistendi ja ta oskab kõike teha, aga tegelikult päriselu on midagi muud. Ja noh, mina ettevõtjana olen sellesama võib-olla läbi kogenud, et arvanud, noh, et üks inimene võiks nagu kõike osata teha ja siis kõigi oma selle 2 aasta jooksul või palju nüüd ma olen seda delegeerimist õppinud, eks ole. Olen aru saanud, et kõik ei saagi kõike osata ja kõik ei saagi kõike hästi teha. Ja see ei ole ju ainult virtuaalassistendi töös, vaid see on tegelikult ju igas valdkonnas, et kui sa üritad mitut asja hästi teha, siis sa teed tegelikult lõpuks kõike keskpäraselt, on ju. Et me ei just, saagi osata ja see spetsialiseerumine ongi sealjuures tihtipeale vajalik. just, nõustun väga hästi. Aga millised on sinu tugevused siis virtuaalassistendi töös ehk et mida sulle endale meeldib võib-olla rohkem teha ja mis on just need sinu tugevamad küljed, mis võib-olla eristavad sind mõnest teisest virtuaalsest assistendist? Ma mõtlesin vahepeal ka, et eks tihti küsitakse, et mis su tugevused siis on, eks ju. Ja siis see, ma ei tea, kas on ainult eestlaste teema, et ennast kiita ei oska või ei oska seda välja tuua, eks ju. Ma ise arvan, et üks minu tugevustest on see, et ma ei julge midagi näiteks teha, aga ma teen seda ikka, sest et kui ettevõtja näiteks ütleb, et kuule, et mul on vaja, et see on tehtud ja siis ma lihtsalt nagu mõtlen, see ei ole minu teema, ma ei taha teha, noh, leian nii palju takistusi enda peas, aga siis ma mõtlen, nojah, eks ma teen siis selle ära, sest muud võimalust ei ole, aga tegelikult see on nii palju arendav, eks ju, et mul viimasel ajal vist meeldibki see, et ma panengi ennast nendesse rumalatesse olukordadesse, sest et see on minu eneseareng, sealt tuleb minu eneseareng. aga muidu ma arvan, et tugevusteks on see suhtlemisoskus, mis mul on nagu ettevõtjatega olnud. Ühel päeval konsulteerisin ühe ettevõtjaga, kes ei teadnud virtuaalassistendist midagi. Ma rääkisin temaga sellest, tal oli pilt kohe hoopis selgem. Meilivahetused, kõik sellised telefonikõned, rohkem sellised võib-olla assisteerimispooled on nagu nii-öelda minu tugevus, sest üldse nagu inimeste tundmaõppimine, et ma oma põhitööl olen vahepeal ka kutsutud, et psühholoog, tule siia, et meil on su nõu vaja, et kuna ma olen õppinud kogemusnõustamist, psühholoogiaga kokku puutunud hästi palju, et siis ma ise pean ennast nagu heaks inimeste tundjaks ja võib-olla nagu selline planeerimine ja organiseerimine ja selline enesetäiendamine kindlasti on üks tugevustest, sest et kui ettevõtja ütleb, et oleks vaja seda, ma ei tea, aga noh, ma uurin siis selle välja kasvõi siis läbi enesetäiendamise mingi asjaga, et ma siis oleksin järgmine kord kursis millegagi. Ja see on ülihea oskus, mis ühel heal assistendil võiks olla ja minu meelest see moto, mida
Liina ka on assistendi koolis ju edasi andnud, et seesama, et ma ei tea, aga ma uurin välja, see on suurepärane oskus ja mida tegelikult ju kõik ikkagi ei valda, et ei ole seda iseloomuomadust kohe sees või võib-olla ongi see, et puudub see julgus, et pea ees hüpata nii-öelda vette ja katsetada uusi asju või uurida siis välja mingeid asju, mis on võib-olla enda ampluaast kuidagi väljaspool. Et see on väga suurepärane oskus kindlasti. Ja mul oli endal enne moto, et pole probleeme, on vaid lahendused, aga siis avastasin selle Liina moto ja siis mõtlesin, tegelikult see ju klapib, pole probleeme, on vaid lahendused motoga, et väga võrdväärne. Ja, väga äge, ülitubli. Aga kuna sa ju töötad ka palgatöötajana tegelikult ehk et osa sinu aega juba ongi nii-öelda palgatööga kinni, siis mis sind üldse viis selle virtuaalse assistendi teenuse juurde? Et kas see eneseteostuse pool või lisasissetuleku allika loomine, et mis sind üldse viis selleni? Kuna mul oli juba ettevõte olemas ja siis ma nagu mõtlesin, mis ma selle ettevõttega üldse peale hakkan, sest et see eesmärk, miks mul ettevõte üldse kunagi tuli, seda eesmärki mul nagu justkui enam ei ole. Ja siis mõtlesin, et selle ettevõttega tuleb midagi peale hakata, et ma ei taha seda seisma jätta. Siis ma avastasin endale jaoks selle virtuaalassistendi töö, sest ma otsisin hästi palju seda lisatööd, töövõimalust, aga kuna ma Rakveres elan, siis siin väga sellist tööd ei ole, mida siis kuhugi kontorisse minna tegema, et kui suusõnaliselt levivad mingid tööpakkumised, siis sul on võimalik, eks ju. Et minu jaoks oli hästi oluline see lisatöö, asukohavabadus, et kui minna kas või Eestist ära kuhugi, siis ma saan sealt seda tööd jätkata, et kõik sellised nagu väiksed sellised lisateenimisvõimalused, et mul endal, nagu ma enne mainisin, põhitöö kõrvalt on ka neid projekte, mis ma teen, pluss siis mul tegelikult oligi hästi palju sellist küsimust kogu aeg, kuule, saad sa mulle selle ära teha, esita mulle arve, siis mul oli tihti see, et aga tegelikult mul ei ole ettevõtet, eks ju. Et siis oli nagu, et kuidas ma sulle siis nagu selle maksan ja nii edasi, et lõpuks kasvõi need projektitööd, mis sa teed aeg-ajalt ikkagi nagu tasuvad ära selle ettevõtte arvelt. Ja, muidugi. Väga põnev. Kas sa oled läbi teinud ka virtuaalassistendi kooli? Kui sa mõtled majanduskooli, siis Ei, ma mõtlesin seda Liina kooli. ja 8 nädalat tegin läbi kevadel ja nüüd järgmisest nädalast alustan selle edasijõudnute kursusega. Väga äge ja see on ju uus kursus, mis Liinal, õigemini mitte enam Liinal ju, assistendikoolil on tulemas. See on nii võõras mõte veel enda jaoks, et Liina seda assistendikooli enam ei vea, et nüüd on Õnnele seal eesotsas, aga ma usun, et Õnnele suudab selle kindlasti sama hästi ära teha. Mina usun sedasama. Just, aga läheme siis natukene teistmoodi teemaga edasi. Sina oled ju teinud läbi väga raske katsumuse teekonna kunagi, millest ju igaüks paraku võitjana välja ei tule. Kas sa oled nõus sellel teemal veidi ka rääkima, natukene lahti seletama seda kuulajatele ka? Ja, ikka, et küsi, räägin kõike. Ja, et sina oled ju kunagi raske haiguse läbi teinud, et kuidas sa sellest välja tulid? Mis olid need kõige suuremad jõud, mis sind edasi liigutasid? Motivatsioon elada, teadmine seda, et selle eluaja jooksul mina küll ära ei sure mingi eluka kätte, et see tahe vist, et maailmas on nii palju, mida teha ja hoolimata sellest ilmast kogu aeg oli mingi paks lumi, kui minul ravi käis ja siis see õue saamine oli nii raskendatud, aga ma mõtlesin endale ilma ilusaks, mõtlesin, päike paistab, taevas on sinine, kõik sihuke nagu, ma arvan, et see mõttejõud ja elutahe on nii suur, et tihti sa nagu tegelikult näedki, kui sa oled nende haigetega seal ümbritsetud, siis sa nagu sisuliselt näed, et ta on varsti minemas, tal on elutahe, tal läheb paar aastat ja ta läheb, et
kui sa seal sees oled, siis sa näed inimese näost ära nagu, mis osas nemad on, et tihti, kui me saame mingi, ma ei tea, halva diagnoosi või jääme haigeks üldse või grippi või midagi sihukest, siis meil tulevad need nii-öelda masendusmõtted peale, eks ju. et, et noh, tunneme ennast halvasti ja kõik see. mul oli kuidagi vastupidi, et nagu nagu issand, mul on vaja nii palju ära teha, ma pole kunagi Austraalias käinud, ma tahan Kanadasse minna, ma tahan USA-sse minna, nagu kõik siuksed asjad nagu, et appi ma ei saa ju, noh, et kõige parem näide, mis keegi ütles mulle, et äkki psühholoog ütleski, kes onkoloogiliste patsientidega tegelevad, mõtle sellele, et sul on riidekapp koristamata ja sa pead selle ära koristama, sa ei saa enne surra. see ajas mind nii naerma, aga siis ta ütles, et tal üks patsient oligi selline või klient, kes käiski, ütles, et mul on vaja see riidekapp ära koristada, aga lihtsalt ma pole 10 aasta jooksul sinna jõudnud. et see justkui hoidis teda, et noh, sa leiad nii palju, kas tahet, võimalusi või siis, kui sa tahad alla anda, siis sa annadki alla. Kui vana sa olid, kui sa seda läbi põdesid? Esimese diagnoosi sain 28-aastaselt ja siis teise diagnoosi sain 1,5 aastat hiljem. Äkki siis ma olin saanud just 30 või midagi. Jah, 30. Nii et sa oled lausa 2 korda selle läbi teinud? Jah. Uskumatu. Okei, ja ma lugesin alles hiljuti läbi Kristi Ojasaare raamatu siis, mis tema mees on kirjutanud ka tema surma kohta ja ma mõtlesingi, et nagu ääretult kurb raamat, et seal olid muidugi lapsed ka juba mängus, aga nagu kõik see, kui sa loed seda pahupoolt, et mida üks inimene peab kõike vastu võtma ja mida üldse inimesed peavad kandma, et see on tegelikult tohutu suur ja selleks, et seda motivatsiooni või seda jõudu tegelikult säilitada, et sa pead ise olema ikka ääretult tugev inimene. Ja ma ei ole seda raamatut lugenud, mul üks sõbranna ütles, et ta luges, ütles, et ära loe seda. Ma mõtlesin, miks küll, aga ma ei ole seda lugenud ja noh, mis mina nagu ütlen selle kohta tavaliselt, et see raamatu kirjutaja ilmselt kirjutas enda emotsioonidelt ja tunnetelt, aga seal puudub ilmselt selle, noh, ma ei tea, võib-olla seal on sees see, mida see naine tundis, mida tema nagu läbi käis, et tihti me nagu justkui mõtleme isekalt nii-öelda, et minul on raske, aga me ei pane ennast sinna kingadesse, et tegelikult, kes seda läbi teeb, tal on ju veel raskem, et justkui mina nagu ise tundsin seda, et mina pean teisi kuulama, aga ja julgustama ja ma ei tea, toetama, toeks olema, aga et kui mul oli see hetk, et ma tahaks rääkida, siis ma jällegi tundsin, et ma ei saa, sest et teistel oli ikkagi raskem, eks ju, et justkui oled sa ise see toetav pool ja siis noh, ma justkui olin kuulaja rollis, aga tegelikult on see, et mina vajasin, et mind kuulatakse. Mul oli raske, ma tahtsin rääkida oma hirmudest, probleemidest, muredest, mis iganes, et kui lähebki halvasti, et sellest rääkida. Aga seda nagu mingi hetk seda võimalust ei olnud ja kui ma seda rääkisin, siis öelda, lõpeta ära, et ei juhtu siin midagi. Aga kui juhtub, ma ei saanud ikka sellest rääkida, et noh, ilmselt nagu ei saanudki midagi juhtuda, sest et keegi ei teadnud, mida ma tahan või et nagu, mis on minu soovid või mõtted, eks ju, et selleni me ei jõudnud kunagi. Ja siit võib-olla see mõttekoht teistele ka, et tihtipeale inimene, kes ongi võib-olla kehvemas seisus, et mitte alati püüda seda positiivset sisendada, et ah, ei midagi ei juhtu ja kõik saab korda, vaid et päriselt kuula seda inimest siis ka, et mis võib-olla tal ongi mure ja ta tahabki tegelikult rääkida sellest, mitte kogu aeg kuulata seda, et sul tegelikult läheb kõik hästi, no alati ei lähe. Just. Ja noh, siit võib-olla ja, et ma tahtsingi küsida võib-olla või küsida sinu käest mõnda soovitust kuulajatele, et kes on võib-olla ise samas olukorras või mõni tuttav on neil samas olukorras nagu sina oled olnud, et siis see üks mõte siia juurde juba tegelikult ju tuligi, et kuula seda inimest ja mitte alati selles positiivses mõtmes ära ürita nagu alati keerata, vaid tõesti, et kuula seda inimest, mis on tema mure ja kuidas sa saad teda aidata. Et muidu võibki juhtuda ette see olukord, et tõesti inimene lahkub meie seast ja sa tegelikult ei teagi, mis tema viimane soov oli, sest sa ei tahtnud seda kuidagi kuulata.
Lihtsalt nagu ole olemas, et mina hästi palju nägin seda, et kõik arvasid, et vähk on nakkav, et mul hästi paljud kadusid ära ja siis lõpuks tulid tagasi, et ma kartsin, ma ei teadnud, kuidas käituda ja kuidas olla. siis ma ütlesin, aga ma olen seesama inimene, see ei ole mingi nakkushaigus, eks ju, noh, kuigi veits nagu tundub, et see on nagu nii paljudel, eks ju, et aga ikkagi, et see ei ole ju selles suhtes nakkushaigus, et sa olid mu kõrval enne, miks sa ei või praegult olla, kui mul raske on, et sa ei taha tähistada minu nii-öelda seda raskust, aga sa tahad tähistada siis minu võite või sellist asja, et noh, ma ei tea, nagu pigem ole olemas ja kuula ja ma ei tea, nutamegi siis koos või mis iganes räägime, et kuidas saab, mida saab, et need on kõige olulisemad asjad. Mhm. Ja eks see on see koht, mis näitab tegelikult ära, kes on meie tõelised sõbrad ja kes mitte, on ju. Mhm, Mhm. just. Aga millised soovitusi või julgustavaid sõnu sa annad neile, kes on täna samas olukorras võib-olla ise, kes vajaks võib-olla seda motivatsiooni samamoodi tundagi seda, et ma tahan elada ja ma ei ole veel valmis selleks? Ma arvan, et see mõttejõud on hästi-hästi suur asi, et noh, tihti ongi see, et tegelikult me ei kontrolli seda, et see võib nagu nii kiiresti muutuda, kõik see olukord sinu sees, et meil ei ole nagu tegelikult selle üle kontrolli. aga ma ei tea, ma vist usun väga mingitesse, ma ei tea, mõttejõulistesse asjadesse, et kui keegi on samas olukorras, siis tee päriselt neid asju, mis sulle meeldib. kui see töö, kus sa oled, tõesti käib sulle närvidele, tule sealt ära nagu, et see on sinu elu, sa elad seda ühe korra, et nagu ela seda nii, et sa oleksid õnnelik. mina hakkasin elama niimoodi, et ma oleksin õnnelik, ma tegin mingeid absurdsuseid, mida ma pole varem teinud. Läksin, tegin uuesti, siis mõne asja pealt sain aru, et okei, et ma olen langevarjuhüpet nüüd 2 korda teinud, teist korda tegin peale siis haigust, esimest korda tegin enne haigust ja kui ma teist korda seal õhus olin ja peaaegu nagu minestasin seal, siis ma sain aru, et miks ma teen seda nagu. ma armastan elada liiga palju, et lihtsalt vabatahtlikult kuhugi langevarju peale minna ja alla hüpata, et kuna mu elukaaslasele lubasin, et ma tulen toeks sulle ja ma hüppan koos sinuga, siis ma tegin seda, aga ma ei lähe mitte kunagi enam seda tegema, et ma ei tea, elu on liiga väärtuslik selle jaoks. Mhm. Ja, no väga head mõtted sinu poolt. Aga millised on need muutused, mis sa ise peale kõike seda läbi oled teinud, see iseenda kasv võib-olla sealjuures või see, kuidas sa inimesena võib-olla muutunud oled või see, kuidas sa elu teistmoodi näed? Et milline Marina oli peale seda, kui ta oli vähi läbi põdenud, võrreldes sellega, kes sa olid enne? Ma arvan, et mu mõttemaailm on hästi palju muutunud selle käigus, et ma olen kasvanud kuidagi nagu, tahaks öelda positiivsemaks inimeseks, et ma nagu mõtlen hästi iseendale, et kui mu elukaaslane ütleb, et mina olen talle number 1, siis ma ütlen, et ma tean, aitäh, aga mina olen iseendale number 1, et nagu see ma ei taha öelda, et see on isekus, ma arvan, et kõik inimesed peaksid iseenda jaoks number 1 olema, et kui sinu vajadused on rahuldatud, siis sa saad ka teiste vajadusi rahuldada, eks ju, et täpselt samamoodi nagu emad lastega, et kui ema tass on tühi, siis noh, sa ei suuda lapsele ju midagi anda, kui sul endal ei ole mitte midagi, eks ju. et Mhm. nagu sihuke hea vaatamine nagu teise pilguga, et kui tegelikult õnnetud inimesed on, ma hakkasin seda rohkem märkama ja mis ma veel nagu olengi tähele pannud, seda närvilisust, et kõik on nii õelad ja õnnetud, et noh, enne olid selle halli massi sees, sa tegelikult ei märganud seda või vähemalt mina ei märganud, aga nüüd ma olen nagu aina rohkem märkama hakanud, et inimesed ei ela iseendale, nad leiavad nii palju takistusi ja vabandusi, miks nad midagi teha ei saa, aga nad ei pane paberi peale, et mida ma siis paremini teha saan, et kuskohast ma olen nagu nõus seda aega iseenda jaoks võtma, et neid asju ära tegema hakata, mida sa päriselt tahad teha. et mina isegi kirjutasin vahepeal mingi nimekirja asjadest, mida ma tahaksin teha siis
ja ma päriselt nagu hakkasingi selle nimekirja alusel asju tegema. Ja väga hea soovitus tegelikult ja olen ka ise jah kogenud seda, kui palju kui palju igapäevaselt sa näed inimesi, kes üritavad kogu aeg mingeid probleeme leida või nagu vabandusi, miks mitte midagi teha, onju. aga selle asemel, et võiks leida neid lahendusi, et kuidas need asjad siis ära teha või kuidas siis päriselt paremini toime tulla. Et hästi lihtne kasvõi rahaga seotud teemadel, et hästi lihtne on alati süüdistada riiki, hästi lihtne on süüdistada tööandjat, hästi lihtne on süüdistada majanduslikku olukorda ja kõiki teisi eelkõige, enne kui vaadata iseendale otsa, et võib-olla sina ei toimi ise rahaasjadega kõige paremini, onju. Just. Et hästi lihtne on see süüdistamine tulema. Kristina küsib sinu käest, et kuidas sina enda tassi täidad? See on hea küsimus. Ma kõige paremini tegelikult täidan tassi nii, et ma olen üksinda, ma lähen täiesti kodust ära teise keskkonda. Mul meeldib seda teha, eriti kui ma lähen üksinda kuhugi reisile. Ma pidin see aasta novembris minema Tenerifele, aga siis ma otsustasin loobuda ja elu viskas kaikaid kodarasse ja hea oli, et ma seda piletit ära ei ostnud, sest et ma ei oleks saanud ikkagi minna. Muidu ma käisin hästi palju varem matkamas, nüüd ma ei ole nii palju enam matkamas käinud, sest et ma ei tea ühtki ägedat matkarada enam, kõik on läbi käidud. Et sellised nagu enda ajad, enda hetked kuskil eemal kodust on see, mis nagu minu tassi täidab. Hakkisid mul natukene, ma lõppu ei kuulnud, aga okei. Ma lähen siit siis edasi. Sa oled öelnud, et sina arvasid küll, et sinust mitte kunagi ettevõtjat ei saa. Millest siis ühel hetkel tekkis see, et vaatamata sellele, et sa ise ei plaaninud seda ja võib-olla saatus ka ei soosinud, aga sinust ikkagi ettevõtja sai. Kuidas see nii juhtus? Juhtus nii, et ma ostsin Tallinna endale korteri, kus ma sees elasin ja lõpuks 3 aastat tagasi ma kolisin ära sealt Rakveresse ja siis ma mõtlesin, et ei tahaks seal korterit nagu maha müüa, aga mis ma sellega teen? Paneks üürile, siis ma hakkasin mõtlema, et okei, kui ma panen üürile, siis äkki mul on mingi pahatahtlik üürnik, kes ütleb ühel hetkel maksuametile, et kuulge, et ma mustalt olen seal. Siis ma mõtlesin nagu, et kuidas ma magaksin kõige paremini, nagu arutasin kõik variandid läbi, et kellegi teise arvele raha kanda, et see ei tuleks otse mulle või midagi siukest. Ma mõtlesin nagu, ei, siis ühel päeval tuleb kuskilt välja mingi rahapesu ja arutasin õega ja siis õde ütles, et ma töötan pangas, miks sa minuga seda räägid? et nagu nii, et ta ei taha kuulata, mida ma plaanin ja siis kuidagi jälgisin hästi pikalt Kristi Saaret ja sealt kuidagi tuli välja see, pluss siis nendest investeerimisraamatutest, mida ma olen nagu tohutult lugenud, tuligi välja, et kõige mõistlikum on ettevõte, anna siis korter ettevõttele kasutada ja siis sa saad nagu sellega majandada niimoodi, et noh, sa ei jää tegelikult justkui kahjumisse ja magad lihtsalt paremini. Ja siis ma seda tegin, et tegingi selle ettevõtte ära ja esialgu oligi mul siis nii-öelda korteri jaoks, aga kuna ma see aasta korteri maha müüsin ja siis virtuaalassistendi asjadega tegelen ja siis vahepeal oli ka see, et ma pidin arveid esitama nagu projektipõhiste töödega, et siis mul ei jäänud lihtsalt midagi muud üle enam kui nagu omada seda ettevõtet, aga tänaseks päevaks on tegelikult see päris hea, et ettevõtte peale läheb raha ja sa ei saa seda lihtsalt välja võtta, kui sul seda vaja ei ole. Et kasvatad oma puhvrit lihtsalt. Ja just, see on ju hea võimalus jällegi investeerida, et seda raha, mida sa ei pea tegelikult ära kulutama, vaid sa tuled ilma selleta ka toime. Just. Väga suurepärane. Aga kui sa nüüd mõtled tagantjärgi oma nendele ettevõtlushirmudele, mis võib-olla takistasid sind ettevõtjaks saama, siis millised olid need sinu hirmud ettevõtluse ees? Kõige suurem hirm vist oligi, et kuidas see maksundus käib seal ja kuidas ma nagu sealt edasi tegema pean või et see ettevõtte vormistamine, et
kuidas see käib ja noh, kõige suurem hirm oli äkki mul on nii nõme firma nimi ja keegi ei taha nagu sellist firma nime. et see on see kõige suurem asi, aga nagu otseselt nagu mega suuri hirme ei olnudki sellega, sest et mul on tädi eluaeg raamatupidamist teinud ja siis ma lõpuks ütlesin talle, et kuule, mul on vaja majandusaasta aruannet teha, et äkki sa oled mu raamatupidaja, siis ta mingi, sul on ettevõte või? et, et oli nagu talle üllatuseks, aga kui mingeid asju on, siis ma olen ise kas ennast kurssi viinud, et hästi hea on ju pilvebüroost mingeid artikleid lugeda ja ma arvan, et noh, ise võiks ka mingeid põhiasju tegelikult teada sellest ettevõtlusest, kui see ettevõte on, et hästi tihti öeldaksegi, et mul on raamatupidaja selle jaoks, ma ei tea sellest mitte midagi. Aga see on nagu sinu laps, kuidas sa enda lapsest mitte midagi ei tea, vaata. et ma mõtlen nagu justkui enda last, et olla ikkagi nagu käekäiguga kursis, et noh, muid hirme mul ei ole nagu absoluutselt tegelikult selle ettevõtlusega, lihtsalt oligi esialgsed hirmud, et kuidas sinna raha tuleb ja mis siis saab, et kui keegi ei tee arvet või et kuidas see üldse käib, aga nüüd on täitsa juba hästi. Nii et võid tagantjärgi öelda tegelikult, et need ettevõtlushirmud olid võib-olla ilmaasjata. Jah, absoluutselt selles suhtes, et eks iga uus asi on esialgu keeruline ja hirmutav, eks ju, aga see ettevõtluse tegemine on ju 2 sõrmeklikki ja põhimõtteliselt sul on ettevõte juba, ma ei tea, paari tunniga tehtud, et seal ei ole mitte midagi keerulist, et vii ennast mingi põhiasjadega kurssi või võtagi endale mingi raamatupidaja, kes seletab sulle põhiasjad ära ja võtagi raamatupidaja endale, kes tegelebki majandusaasta aruannetega ja ma ei tea, võib-olla paar korda aastas vaatab, et kas kõik on ikka hästi, mida sa teed, et ma ei tea, Eestis on, mulle vähemalt tundub, et Eestis on küll tunduvalt lihtsam kui kuskil mujal. Ja ma ütleks ka, et tegelikult ju mitte midagi keerulist ja konti murdvat ei ole ja mulle tundub sinu jutu põhjal, et tegelikult kuna sa oled ise uudishimulik, sa uurid hästi palju asju välja selleks, et ennast rohkem kursis hoida, siis tegelikult oled sa ju ühele ettevõtjale lisaks virtuaalassistendi teenusele võib-olla ka hea nõuandja või konsultant, et kes oskab võib-olla mingeid kohti näha, mis ettevõtja võiks teistmoodi teha või äkki mingeid maksusoodustusi, mis ta jätab kasutamata, et oskad omalt poolt veel tegelikult ka ju ettevõtlusnõu anda. Tegelikult mingil määral küll jah, sest et hästi palju, kui olla kursis näiteks selle investorite maailmaga ja uurida, mida investorid teevad, siis see tegelikult juba arendab seda silmaringi nii palju, et ennast kurssi viia. Mul on hästi palju sõbrannasid, kes räägivad mingist asjast, ma ütlesin, aga tegelikult see käib nii. Siis ta mingi ei käi, see käib nii. Siis ma ütlesin, et no ma ei tea, kui sa mind ei usu, et siis nagu vaata, et sa ei ole ennast kurssi viinud aasta aega sellega, aastaga muutub nii palju asju, et jah, ma nagu tunnen, et ma saan ikka päris palju tegelikult nii-öelda nõustamisalast tööd teha. Väga äge. Aga millal sa jõudsid üldse rahatarkuse teemade juurde? Millal või õigemini, millal see siis sinuni jõudis, et sa hakkasid tundma huvi raha ja investeerimise vastu ja kuidas siis oma tagavara kasvatada? See vist sai alguse kuskil 2019. Jah, 2019 alguses, kui ma olin Tallinnas, õde tuli mulle külla ja rääkisime õega investeerimisest ja siis ma nagu mõtlesin, et kunagi kuulsin, kuidas investoritele pandi see tulumaksu mingi maks peale, siis ma mingi, mina küll kunagi investeerima ei hakka. Söön täiega oma sõnu. ja siis tegimegi õega mulle investeerimiskonto. Ma olin sinna kuskil mingi 8 kuuga pannud 5000 eurot ja siis lõpuks võtsime sõbrannaga Kristi Saare selle tunniajase konsulteerimise. Siis Kristi Saare ütleb, et sa pead tühjaks müüma, sa oled vale konto peale teinud, nii ei saa, nii ei tehta, nii ei tohi. Siis ma mingi, mida päriselt? Siis ta ütleb, et kui see on sul miinuses, müü maha. Ma mingi, miinuses maha, ma nagu kaotan sealt raha ja just ütleb, aga kaotadki, vähemalt sa ei pea peale maksma, eks ju. Ja siis ma lõpuks tegin endale LHV konto
Hakkasin rohkem lugema selle kohta. Ma olen, ma ei tea, ma arvan, et mingi 20 raamatut läbi lugenud, mul on veel mingi 20 raamatut riiuli peal. Et noh, kõik on nagu selles suhtes läbi loetud, et siis mind hakkas nagu huvitama. Siis ma käisin seal investeerimisfestivalil, jälgisin kõiki investoreid, mida nemad teevad, võtsin Jaak Roosaare selle investeerimiskoolituse, mis tal oli mingi 2-3 kuud kestis. Ülihea koolitus oli, lihtsalt nagu nii palju nagu näpunäiteid sai seal. Et kuidagi sealt see tuli ja noh, kuna mulle meeldib olla põhjalik, siis ma võtangi neid koolitusi, et nagu olla põhjalik ja investeerimisajakirjad lisaks sellele tellisin endale koju, et lugeda nagu igapäevast seda uut informatsiooni, mis peale tuleb. Et ma ei tea, ma võiks siis öelda, et mu tugevus on vist põhjalikkus. Et Võib küll öelda. et ma lihtsalt kuidagi 2019 hakkasin sellega suuremalt tegelema ja koolitama ennast. No väga äge, minu arust on nii tore, et sa oled ennast rahatarkuse valdkonnaga ka nii palju kurssi viinud ja tänu sellele ju tegelikult sa pakkusid ka mulle, et sa võid mulgi rahatarkusega seoses meile appi tulla. Nii et mis on samuti alati ääretult tore, sest et kogu meie üritus on ju vabatahtlik ja igasugune abi on alati vägagi oodatud. Nii et mul on väga hea meel selle üle ja ma juba huviga ootan ka meie tulevast koostööd, nii et väga vahva. Jah, mul on vaja ennast veel mõne asjaga kurssi viia, et olla siis perfektne abiline sulle. Väga vahva, tundub, et meil rohkem küsimusi ei ole juurde tulnud. Suur-suur aitäh sulle, et sa tulid täna oma teekonnast rääkima ja et sa rääkisid ka nii põhjalikult. Nii et seda oli ainult rõõm kuulata ja näha, kui positiivne sa oled ja kui rõõmsameelne sa oled. Nii et sa oled väga tugev, super inimene ja suurepärane assistent kahtlemata. Suur aitäh sulle selle kiidusõnade eest. Võtan kõik vastu. Võta vastu julgelt, super. Aga aitäh sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele ka ja kohtume siis juba uuel reedel. Tšau! Aitäh sulle, tšau!